No nii, mis meil seekord siin huvitavat on? Seekord on meil siis BMW M2. Ta on pisikene tagavedu, siuke rahuliku 272 kilovatti sellest pisikesest 3-liitrisest rida 6 turbomootorist. Selle väikse auto kohta jõudu on omajagu ja pealegi. Võib saladuskattel öelda, et siin ainult 272 kilovatti ei ole, siin on natuke juurde keeratud ja ei ole ka tavaline M2 heli, et seda siis kuulete natuke aja pärast. Siin see heli on juba, ütleme, seda on ka omajagu kaasa aidatud. Aga autol on siis nagu öeldud sai, 3-liitrine rida 6 turbomootor, topeltsiduriga käigukast ja tagavedu. Et igati hea siukene valem lõbusaks sõiduks, kui tahad siis sõita natukene entusiastlikumalt. Aga lähme vaatame natuke lähemalt, mis meil seal salongis ruumi koha pealt on. Et ta on ikkagi 2-ukseline auto, et kui hästi sinna siis reaalselt inimesi ära mahub. No võt, nüüd siin sellel M2-l siis taga istudes, et peab tunnistama, tegelikult ei olegi väga hullu. Ses suhtes siin 2 inimest tegelikult ma usun, et saaks sõidetud. Ses suhtes jällegi ma ei ole küll kõige pikem, ma olen 1,82 m, mul jalaruumi on suht omajagu, väga hullult lösutada ei saa, aga ma võiksin mugavalt sõita siit, ma arvan, rahulikku kuigi Tartu-Pärnuni. Võib-olla pigem siin taga lihtsalt seda müra on siis natukene rohkem. Et üldiselt käetoed ilusti olemas, keskel küll käetuge ei ole ja topsi hoidjat ma ka ei näe, aga siin on olemas eraldi sahtel, kuhu saab panna telefoni, isegi kliima tagaistujatele ja minul pearuumiga, ütleme, priisata väga ei ole, aga pea päris laes ka ei ole, et ma usun, et saab täitsa ilusti tegelikult hakkama. Kui oled üle 1,85 m näiteks, siis võib-olla pead paluma, et kuule, sõber, ole hea, lase iste natuke ettepoole. Aga lähme nüüd vaatame ka kohe siit samast teise istmele. Liigutame natuke asju ümber. Nii, teil ka iste eest ära. Ja ega siin ees on tegelikult olukord isegi veel parem. Ma ise istun roolil üsna ligidal, aga kui nüüd natukene seda istet siit katsetada edasi-tagasi liigutada, siis ma võin ikka päris taga istuda. Ma põhimõtteliselt olen tagaistmel praegu. Et siin seda ruumi on päris palju igas pikkus inimesele. Ja rool on siuke mõnus, pisikene, konkreetne, labad on olemas, mõned nupud ka. Ja tegelikkuses kogu see salong on, ütleme, siuke mõnus funktsionaalne. Tal on kõikide asjade jaoks nupud, ilusti selgelt ära näha, kus miski asub, ei pea hakkama taga ajama mingitelt ekraanidelt. Ja eks ta pigem olegi mõeldud just siukseks sõitmisautoks, mitte siis siuke ülim luksuslik aparaat, et selle jaoks sul on siis juba 5. või 7. seeria BMW. Et mina isiklikult olen väga rahul ja siuke huvitav käigukang on ka siin, et ei ole tavaline nagu tol ajal BMW-del oli, et nupud saad edasi-tagasi ainult liigutada, vaid siin siis parki näiteks otseselt ei olegi. Park läheb tööle ainult siis, kui sa suretad auto välja, enne seda panen neutralile ja siis vajutad uuesti start-stop nuppu, kui jalg on pidurib maas, siis ta läheb alles pargi peale. Et ta on nii-öelda siis just kui osaliselt käitub nagu manuaal, aga tegelikult on ta automaat. Ja see teeb siis näiteks käiguvahetused hästi kiireks, et seda pärast saab ka siis katsetada, et siuke sportlikum sõit selle auto jaoks on just täpselt see, mille jaoks ta mõeldud on. No ja nüüd vaatame siis sellel pisikesel M2-l, mis see pagasnik endast kujutab. Pagasnik tegelikult on üsna suur. Ma kohe võtan siit enda seljakoti. Et täitsa üllatav tegelikult, kuna peale vaadates ei tunduks, et see pagasnik nii suur on, aga autoomanik on sellega isegi 2-meetriseid prusse vedanud. Et see ütleb üht-teist selle auto kohta, et kui tõesti vaja midagi suurt vedada, saab ilusti hakkama ja sellepärast on ta ka päris kasutatud igapäevaselt. Et siuke pisikene, aga ruumikas, et siin all on veel siis ka mingil määral lisakohti, kuhu asju panna, mitte küll ülemäära palju ja külgedel on siuksed väiksed taskud ka. Ja siin on siis ka ohukolnurk, mida loodetavasti ei pea kasutama. No nii, ja vaatame, mis meil see pisike kuri putukas endal kapoti all peidab. Nagu alati siis uuematel BEM-idel tõmbad seda kangi 2 korda, kapott tuleb ise lahti, ei pea kuskilt taga ajama mingisugust kangi. Aga siin on meil siis, nagu mainisin, 3-liitrine rida 6, 1 turboga mootor. Originaalis 272 kilovatti, nagu enne mainisin, siis siin on see natukene rohkem, aga see heli, mis ta teeb, nii siis välja laskes kui sisse laskes, see on juba täitsa teistmoodi võrreldes tavalise M2-ga. Ja seda tegelikult saame ju kohe vaadata, kuna nüüd lähme istume rooli ja natuke kimame ringi.
mõistuse piires. Nüüd siis olemegi siia rooli sattunud. Praegu sõidab siuke circa 80-ga komfordi peal. Vedrusvus tegelikult on isegi suhteliselt pehme. Tee siin ei ole kõige siledam. Aga natukene on kuulda mingit rehvimüra. Aga no eks sellisel autol on ka vähe sportlikumad rehvid. Ja ei ole kindlasti, ütleme siis, midagi ülemäära ebameeldivat. Et lihtsalt võib-olla mingi asi, mida silmas pidada selle rehvimüra näol. Ja kui nüüd siit panna siis spordi peale, siis käigukast, kõik nii-öelda mootor, kõik asjad lähevad natukene tundlikumaks ja sellel autol siis ka mingil määral on seda heli natuke rohkem kuulda ja mingitel hetkedel käivad ka väiksed paugud summutist. Ja omakorda siis on võimalik ka Sport Plussi peale panna. Sport Plussil huvitav on see, et siis üks asi on see, et ta läheb veel agressiivsemaks, aga teine on see, et ta lülitab ka automaatselt veoja kontrolli maha. Et siis ta justkui saab aru, et nüüd on aeg lollitada. Sellel autol circa 2500 pealt ja 4500 pealt on siis 2 punkti, kus käivad summutis mingid siuksed valjemad ja mingil määral vahepeal ka vaiksemad paugud. Et iga siuke nii-öelda pauk ja plärts, mida ta teeb, on natuke erinev. Et osadel tänapäeva autodel on niimoodi, et ta paugub ja plärtsub, aga kõik on ühtemoodi. Aga siin see auto iga selle pauguga natukene üllatab sind. Ja omanik ütles mulle, et siin on väike nipp ka see, et paned auto siis, praegu jälle paukus natuke, paned komforti ja teed paari trikke veel, mida ma täpselt ei ütle, kuidas see käib. Ja siis need paugud on veel valjemad. Et siuke ütleme, et nende paukudega võib-olla öösel koju ei läheks. Naine kuuleb päris kaugelt juba. Ta on väga, mingil määral väga lapsik auto, aga mingitel hetkedel, kui tahadki näiteks ringrada sõita, on ta väga võimekas auto. Selles ei saa kahelda absoluutselt, et ta on pisikene, ta on justkui nagu kart ja paljud tänapäeval siis nii-öelda BMW entusiastid ütlevad, või üldiselt, kellele natuke rohkem meeldib siuke entusiastlikum sõit, siis nemad ütlevad, et see auto on üks parimatest BMW-dest just selle koha pealt, et ta on hästi siuke kergesti õpitav, et kuidas seda juhtida, et kui oled isegi siukene, kes natukene armastab külglibisemist, et siis ka seda on sellel autol üsna kerge õppida, et ta ongi siuke õige 50-50 kaalu jaotus, raske mootor ees, tagavedu ja hästi nii-öelda siis kergesti kasutatav käigukast siin kõrval, et see kõik on siuke mõnus kompott ja see väike kaal ise ka ja pisikene teljevahe, et see kõik nagu tekitab just selle õige valemi sellele eriti mõnusale ja eriti siuksele sportlikule ja entusiastlikule sõidustiilile, kui vaja on ja samal ajal tegelikkuses saab seda kasutada ka igapäevaselt, nagu ka selle auto omanik seda teeb. Ja mis me siis arvame sellest M2-st? Väga lõbus auto on. Üldse kogu see minu arust väga hästi BMW-l välja tulnud, et ta on siuke hästi pisike, aga just eriti siit eest vaadates kõik siit tuled ümbert, et ta on näha, kui palju teda on tegelikult laiemaks tehtud, et tavaline teine seeria siis põhimõtteliselt siit lähebki edasi see kerejoon, aga siin on ikka omajagu laiendatud seda. Ja mis minul isiklikult meeldib, mitte et see tänapäeva M-autodel kole oleks, aga on see, et ei ole näiteks seda peeglit nii üle disainitud, et siit need kõrvad nii-öelda edasi lähevad. See tänapäevastele M2-dele sobib ja M3-d, M4-d ja nii edasi. Aga olen näinud paari siukest vanemat BMW-d, millel on need peeglikatted ja
see on minu isiklik arvamus, aga minu arust ei ole kõige ilusam. Aga üldiselt jah, sellel autol disainiga minu arust on väga täppi pandud. Salongis samamoodi. Jah, see auto ei ole, ütleme, kõige suurema varustusega, on olemas seal veel erinevaid nii-öelda competitionid ja nii edasi, aga isegi selle auto kohta ma ütleks, et salong on täpselt siuke funktsionaalne ja ta täidabki täpselt seda sama nagu põhimõtet, mille jaoks ta mõeldud ongi. Ta on piisavalt lihtne, tal on kõik vajalikud asjad olemas, istmesoojendused, Apple CarPlay'd, raadio, kliima, et noh, ja istmed samamoodi kallistavad siin piisavalt hästi ja igat pidi reguleeritavad. Noh, tõesti ei oskaks nagu väga rohkemat tahta sellest autost. Ja noh, me võimegi rääkida siin sellest disainist, istmetest, aga kõige olulisem selle konkreetse M2 puhul on just seesama mootor, seesama heli. Minu arust siin omanik on heliga väga täppi pannud. Ja üldse see elamus, mida see auto pakub, igal juhul, kui vähegi võimalik on, siis soovitan proovida sellist autot. Praegu nüüd siis sooviks tänada Kevinit. Võite vaadata, tal on ettevõte Finestar Detailing, tegeleb siis kesklinnas detailinguga, saate enda auto sinna viia, saab ka selliseks ilusaks, puhtaks, poleeritud, kilejupid peale, et kindlasti soovitan ka seda järgi vaadata. Ja ses suhtes, kui sa arvad, et sul on ka endal siukene, ei pea olema sportauto, ei pea olema mitte mingi, ütleme, luksusauto, ükskõik mis auto sul on, kirjuta mulle vain.visual@gmail.com, teeme koostööd. Võtan ka sinu auto, teen mingid klipid, filmime, vaatame, mis seal huvitavat on. Ja samamoodi, kui sa tunned, et sul on mõni huvitav tehnikavidin, oletame mingi droon, miks mitte isegi mingi kiire puldiauto. Ka seda hea meelega katsetaks, teeks video, vaataks, näiteks rohkematele inimestele seda kui ainult sinu sõpradele. Aga jah, ega ma arvan, et siit sellega võib otsad kokku tõmmata ja eks näeme juba varsti. Tšau!